On üldlevinud tõde, et kõhuhädade, eriti just lahtisuse korral on kiireim ja ohutuim kodune esmaabi söetablett. Vähem teatakse aga, et söetablett ehk aktiivsüsi on teatud mürgistuste korral lausa elupäästjaks. Aktiivsüsi on selline hästi vanast ajast juba teada tuntud ravim, mida inimesed ikka on harjunud apteegist saama ja ostma. Kui me räägime aktiivse olemusest, siis on ta ühest paberipuidust, turbast, kuivdestilleerimise teel saadud ravim. Puidumaterjal kuumtöödeldakse 1000 kraadini ja saadakse hästi absorbeeriv materjal. See süsi on negatiivse laenguga, enamus mürke on positiivse laenguga, ta tõmbab kõik need mürgid enda sisse, ehk siis absorbeerib enda pinnal ka enamus mürke. Aktiivsüsi esmaabina on ülioluline kõikide praktiliselt ravimimürgistuste korral ja ka loodusest leidavate mürkide korral. Tuletame meelde marju, taimi, aga eelkõige meil Eestis seeni. Seenemürgistuse korral ilma aktiivsööta mitte kuidagi asju lahendada ei saa. Alkoholi ta ei absorbeeri, happemürgitused, alusemürgitused, siis mis ma metallides, raskemetallidest, liitiumimürgitus näiteks, ta ei absorbeeri. Tähendab, see, mida ta absorbeerib, peab olema positiivse laenguga, sest ta ise on negatiivse laenguga. Seda peab küll ütlema, aktiivsüsi ei ole mingi imeasi, et kõikide mürgistuste korral alati efektiivne. Teda kindlasti ei manustata kemikaalimürgistuste korral. Ehk siis, kui kogemata või tahtlikult on keegi joonud mõnda kemikaali, eriti kui ta on söövitav, siis on ta suisa vastunäidustav. Enam efektiivne on aktiivsüsi siis, kui teda saab neelata kuni poole tunni jooksul mürgisaine neelamisest. Toimib ka veel tunni aja jooksul. Peale seda on juba efektiivsus oluliselt langenud. Et üldse oleks mürgituse puhul efekti, siis need kogused on päris suured, mida peaks alla neelama. Tabletid on meil 250 milligrammised ja kapslid on natuke alla 400 milligrammi on üks kapsel. Ütleme, 50 kilosel inimesel tuleb 50 grammi võtta, et ta seal mõte oleks. Nagu öeldud, siis aktiivsöe kogused, mis mürgistuse korral alla tuleb neelata, on väga suured. Täiskasvanu puhul maksimaalselt kuni 50 grammi ehk 200 tabletti. Kui keha kilogrammid annavad arvutuste järgi välja suurema koguse, siis aktiivsöe hulk sellest ikkagi ei suurene, sest see võib kaasa tuua soolestikumistuse. Aastane laps, kes kaalub 10 kilogrammi, peaks mürgistuse korral alla neelama 40 tabletti. Tabletid purustada kas siis saumikseriga, uhmris, et saada selline pulber, kui ei ole juba saanud aktiivsöe pulbrit osta, siis lemmiktoiduga segatuna. Kas jäätisega, pehme jäätisega, kohupiimaga, mõne magustoiduga, mida laps on harjunud sööma. Meie kolleegid siin üle lahe on ka öelnud, et selle aktiivsöö võib anda ka Coca-Colaga, kui see aitab kuidagi lapsele saata sellist koostöövalmidust, et ta on nõus selle aktiivsöö koguse endale alla neelama. On oluline rõhutada, et aktiivsüsi on ravim nagu iga teinegi ning ka siin võivad olla omad kõrvaltoimed. Eelkõige iiveldus, mis inimesel tekib, eriti sellises suures koguses aktiivsöö neelamisel ja kindel kõrvaltoime, kui inimesel tekib juba kõhuvalu, aktiivsüsi on selle soole umbe ajanud, siis see on päris kindel selline sümptom, mille puhul on tasu juba abi otsida aktiivsöö manustamisele. Mürgistusinfoliinil me kohtame vähemalt paar korda nädalas, kui mitte rohkem, kus aktiivsöö õigeaegne manustamine on päästnud patsiendi elu ja edaspidise tervise. Suuresti seenehooajal, kui inimesel on alanud juba seenemürgistussümptomid ja ta kiiresti selle aktiivsöö sisse saab, siis edasine läheb juba olukord oluliselt paremaks. Küll aga sellised juhtumid aastaringselt, mis juhtuvad, on väikesed lapsed ja vanavanemad ravimid. Üks tablett on väga tõenäoliselt juba sellisele 1-aastasele eluohtlik. Ja kui sellistel juhtudel saab kodus juba kiiresti aktiivsöö sisse anda, siis on juhtunud, et laps on järgmise päeval juba kodus tagasi. Mõnikord on minu käest ka küsitud koolitustel, et aga mul on puiduküttega korter, mul on seal ahjus ikkagi sütt ka. Kas ma seda ka võiksin süüa? Siis ilmselgelt sellisel temperatuuril, üsna madalal temperatuuril põlenud puit ei ole kindlasti meditsiiniline aktiivsüsi. Ja arvutasime ka läbi, et mida see teoreetiliselt tähendaks. See on ikkagi 2 tonni sellist ahjus valminud sütt.
oleks võrdne siis 50 grammi meditsiinilise aktiivsööga. Kõige kiirema ja täpsema informatsiooni aktiivsöe, selle kasutamise vajalikkuse, koguste ja manustamise kohta saab mürgistusteabekeskuse infoliinilt 16662. 24 tundi ööpäevas avatud infoliinil vastab oma ala spetsialist, kes oskab anda adekvaatset nõu ilma hirmu ja paanikata.